No natuke ajalooline on see auto järgmine lugu, sellepärast, et väga tihti ei juhtu, et auto on olemas nii autonäitusel kui ka juba Eestis siinsamas müügisalongis, aga SsangYong Tivoli üks nendest masinatest on. Kuidas nüüd on, et käid autonäitusel ära ja juba tuled autot ostma? Ja miks mitte, et kõigile meeldib osta alati kõige uuemat ja värskemat toodet, et Tivolid on meil juba olemas nii Tallinna, Tartu kui Pärnu salongides ja saab tulla ka kas või kohe proovisõidule. Et ta on nüüd SsangYongi pere kõige uuem mudel ja SsangYongile omaselt on ta loomulikult nii-öelda SUV ehk linnamaasturi tüüpi. Et siinkohal on mul hea märkida, et SsangYong peab sel aastal 60 aasta juubelit, et ta on 60 aastat tootnud nelikveolisi autosid. No, Tivoli puhul ma näen kohe juba kaugelt ära vaatamata üldse pikemad masinad, selline moodne stiil on peale pandud, seest on üsna futu ja kõik sugu lisavidinatega. Jah, seest näeb ta väga moderne välja, aga õnneks ei ole toodud seda moodi või disaini kasutusmugavusele ohvriks, et tegelikult kõik on väga selgesti käsitsetav, lihtsalt arusaadav, aga samas ka kena vaadata. Ja kvartsmudelil on 7-tolline ekraan, kus on suur värviline tagurduskaamera ja hästi mugavalt käsitsetav raadio. Kõik moodsale autole vajalik on siin olemas. Oota, põhivarustuse hinna juures ma vaatan seda nimekirja, mis ma siin kõrval on. Väga paljude autode puhul, mis tulevad salongi müüki, ei näe, et seal oleks olemas, loen praegu siit samast kõrval avarii pidurdamise hoiatussüsteemid, trehvirõhu jälgmisüsteemid, seda puhku on siis pandud kohe baasmudelisse. Ja need on juba päris paljudel peal, aga me oleme lähtunud SsangYongi puhul alati sellest, et ka nende hinnad alates mudelil oleks sellised igapäevaseks oleks hästi vajalikud asjad olemas. Et näiteks ka sellel baasmudelil on juba peal püsikiirushoidja, parkimisabi, Bluetooth, käedvaba süsteem, rääkimata muidugi istmesoojendustest, elektrirakendest. Aga näiteks seesama käedvaba süsteem või püsikiirushoidja on väga olulised ka liiklusohutuse seisukohast. Ja meie seisukoht on küll, et nende eest ei peaks lisaraha küsima. Et see on alati peal ka sellel väga hea hinnaga 13,990 maksval hinnad alates mudelil. No praegu ma vaatan siin kohe kõrval on meil Tivolil, Corando ja ka Rexton. Kõige pisemad on nendest kolmest on, kellele ta meil konkreetselt mõeldud võiks olla? No, ütleme, laiasaastust kvalifitseeritakse B-klassi linnamaasturiks. See on sellised väikeautodega konkurendid ja täna paljud istuvadki sellise Polo või Fiesta või ka näiteks Focuse või Aurise pealt ümber sellistele väikestele SUV-dele. Kas teda nimetada crossoveriks või linnamaasturiks või SUV-ks on maitse asi, mõte on ikka sama. Et clearance on kõrgem, ka esiveolisena on ta talvel palju parema läbivuse kui tavaline madal sõiduauto. Nelikveolised on muidugi veelgi parem. Nelikveolised on natuke kallimad, aga meil on olemas siis nii bensiinimootor, diiselmootor, on olemas nelikvedu, on olemas ka automaatkast. Et näiteks selline auto automaatkastiga on ideaalne selline linnaauto või pere teine auto. Ja clearance on tal oma klassi kõige kõrgem, 180 millimeetrit, et mõnelgi sellisel ennast päris maasturina reklaamival sõidukil on tegelikult väiksem. Ja hoolimata suhteliselt kompaktsest välimusest on pakiruumidel üle 400 liitri. See on täiesti selliste paremate väikekeskklassi autode tasemel, et tema üks põhikonkurente, tema pakiruum on 350 liitrit. Et eriti kui teda kasutada pereautona või tahta lapsevankrit vedada, siis see on päris kriitiline piir. Et Tivoli sobib väga hästi ka pere ainsaks autoks. No kokkuvõttes on siis ikka niimoodi, et näitusele on väljas ja nüüd juba saab ostma tulla kohe? On. Siin samas võime minna kas või kohe proovisõidule ja on väljas ka Tartus ja Pärnus. No millised esmamuljed on, et minul kõrvalistujana ei oska muud öelda, kui et ruumi on, jalaruumi on mul meeletud. Ruumi on tõesti, mina ei istu veel kõige taga ja mina... Sa lasid ennast nagu me enne nägime üles. Ja ma olen harjunud ikkagi natuke lõsutama, mis on küll mõnes mõttes halb, aga siiski mulle meeldib, kui on ruumi minu jalgadel, minu laiadel reitel ja Tivolis mahub täitsa hästi ära. Ja mis mulle nagu meeldib väga on see, et see paneel, millest ka me Erkiga rääkisime, on ikkagi piisavalt futu, kuna ma olen sellise moodsa paneeli austaja. Et mida moodsam ägedam see on, seda lahedam minu jaoks. Ja 1.6 bensukas, kui see siit pigistab välja 128 hobujõudu, siis ta on ikkagi piisavalt nobe, ei ole seda tunnet, et suur auto ja ei lähe edasi. Mis diisli näitaja on? See on kindlasti natuke vähem. Jaa, diisel on 115 hobujõudu, mis ei ole ka üldse mitte paha. Diisel on turbo seda abiks edasi sikutamas ja lükkamas. Bensumootor on vabalt hingav
ja mis on diisli kütuse kulu puhul, ta on ikkagi keskmisest suurem auto, ta ei ole pisike auto, on 4,3 liitrit 100-le. See on ikkagi tänapäeval juba väga kõva sõna. Ei ole küll mingi rekordi omanik, aga sellise suure autoga nii ökolt sõita, see on ikkagi suur saavutus. Kuidas sõita on? Väga mõnus. Ma pean tunnistama, et ma olin natuke skeptiline, sest selle auto siin põhivarustuse hind 16 000 midagi, et äkki ikka jääb natukene lahjaks asi, aga uskumatud, proovige, see on ainult proovimise asi, sest et siin... Mis meie siin räägime, on ju, et mõeldakse, et näed, et teete oma saates siin promo. Ja promo niisama. Aga näed, vajutan natuke gaasi ja auto läheb edasi, isegi kaamera võngub, nii et au ja kiitus.